kohustuste täitmisele asumisel ametivanne jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule. Esimehe kandidaat Ülo Nugis. Poolt antud häälte arv 53. Riigikogu esimehe kandidaat Riivo Sinijärv. Poolt antud häälte arv 47. Sellega kuulutame, et Riigikogu liige Ülo Nugis on valitud Riigikogu esimeheks. Lennart Meri. Lugupeetud Riigikogu, Vabariigi president on valitud. Ma palun Vabariigi presidendil asuda põhiseaduses ette nähtud korras vandetõotust andma. Astudes Vabariigi presidendi ametisse annan mina, Lennart Meri, pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja vabariigi kasuks. Nüüd hoidke kõik koomale. Igat inimest on vaja Eesti ülesehitamiseks. Üksmeeles. Nüüd oleme sellega toimunud. Nägemist. Täna hommikul kirjutasid fraktsioonide Isamaa, ERSP ja mõõdukad esindajad alla koalitsioonileppele, mis saab aluseks valitsuse moodustamisel. Seejärel astus Riigikogu ette peaministrikandidaat Mart Laar, et tutvustada valitsusprogrammi. Uus valitsus peab viima Eesti läbi talve ning alustama samal ajal põhimõttelisi ümberkorraldusi, hoidma eelarve tasakaalus ning samal ajal alandama majanduse edendamiseks maksukoormat. Eesti saab raske talv. Kõigele vaatamata on valitsus veendunud, et nälga ja külma Eesti ei jää. Kes on selle poolt, et võtta vastu Riigikogu otsus volituste andmise kohta peaministri kandidaadile valitsuse moodustamiseks? Selle ettepaneku poolt on 54 Riigikogu liiget. Vastu on 30, 4 jäid erapooletuks, otsus on vastu võetud.